Mina olen Mari, ma olen 55-aastane ja juhtus selline asi, et mu ema haigestus jaanipäeva paiku insulti. Ta tundis ennast halvasti, et ühte kehapoolt ei tundnud enam hästi ja siis ta pöördus Paides, kus ta elas, EMO-sse. Seal tehti nagu ka uuringud. Ema saadeti samal päeval koju veel, et ta jõudis nagu omal jalal kuidagi koju, aga siis järgmisel päeval tegelikult oligi juba olukord hull. Tal olid erinevad kaasuvad haigused, kõrgvererõhutõved ja nagu ikka selles eas suhkrutõbi ja mis on ka sellised ohufaktorid. Aga et kuna ta ikkagi perearsti kontrolli all oli ja kõik nagu toimis, et siis ei osanud nagu näha sellist insuldi ohtu. See oli suvine aeg, perearst oli puhkusel, et ma üritasin saada kõikvõimalikud selle info, mis sealt Paides saada oli, kõik selle info endale kätte ja siis me tulime Tallinnas ja saime kohe tegelikult väga asjatundlikku abi, aga tegelikult see suurim oht oli möödas. See pereelu ongi muutunud selliseks, et ema on nüüd alates kõigepealt oli ta mõnda aega Põhja-Eesti Regionaalhaigla neuroloogia osakonnas ja siis ta läks üsna varsti taastusravi osakonda. Üritati taastada selliseid igapäevaseid funktsioone, et ta suudaks hambaid pesta ja eesmärk on võib-olla, et ta just saakski neid igapäevategevusi teha ja et mingid elementaarsed funktsioonid taastuksid, mis on ka tegelikult selle tegevusteraapia ja füsioteraapia töö tulemusel ka õnnestunud. Kui sa oled insuldi diagnoosi saanud, siis on hästi oluline see, et kuidas sa nagu elad edasi ja kuidas sa jälgid oma raviplaani edasi. See on väga oluline tegelikult, et seda tehtaks ühtemoodi. Sa pead olema motiveeritud. Ja teine asi, et motiveerima peaks ka neid lähedasi kindlasti. Et sa nagu, et juba 2-3 kuud peale insulti, et sa tunned, et sa nagu enam ei oska oma ema motiveerida või et see isegi on juba enda motivatsiooniga on tegu. Mida tahaks öelda on see, et insult on ravitav, et tuleb õigel ajal nagu raviga alustada, õigel ajal teraapiatega alustada ja jälgida oma raviplaani ja usaldada arste, ma arvan.